õigem oleks öelda meetodeid, on maailmas kasutusel õige mitmeid. Väga levinud on need kirurgilised meetodid, kus tehakse lõige, laiendatakse ja siis proovitakse see kanüül sealt sisse ajada. Konatoomia tegemine on tegelikult väga äärmuslik ettevõtmine. Seda läheb üldiselt väga harva vaja, suure tõenäosusega me töötame 35 aastat võidukalt kiirabis ära, või peab rohkem töötama 45 aastat, 20-aastaselt tuled tööle ja meil ei ole seda protseduuri vaja. Need on üksikud juhud, kus me ei suuda haiget intubeerida ja kus on tegemist, kus ei suuda panna kõritoru, kas tal on mingi kasvaja siin, tal on mingi põletus siin või tal on alalõug ära lastud või on see jäänud mingisuguse mehhanismi vahele, kus on toimunud suur muljumine, kus kõik on turses, kus midagi näha ei ole ja kus intubeerimine või kõritoru kasutamine ei tule kõne alla. Näiteks ka anafülaksia. Saab erilase käest nõelata, õhk liigub natukene, intubeerida ei saa, midagi siit sisse ei anna ja pea tuleb teha konatoomia. Muidugi ka võimalik, et võõrkeha. Tegemist on äärmuslikult ekstreemse asja. Eestis ma kuulasin Sipre ettekannet elustamisest, siis selgus selline asi, et ühes Eesti kohas seda ei täpsustatud, on tehtud eelmisel aastal 2 konatoomiat elustamise käigus. Seal tekib minul küsimus, et seda, ma ei usu seda, et on 2 väga halba haiget, ütleme südameäkksurmale konatoomia tegemine, ma ei näe väga võimalust. Et seal ei olnud tegemist trauma elustamisega, tegemist tavaliste südameäkksurmadega. Oli rääkis, järsku vajus kokku, elustati. Et see konatoomia on äärmuslik protseduur. Aga vähemalt siis brigaadi juhtival tasemel me peaksime olema selleks valmis, arvestades ka seda, kus loksa asub, et kuna teil see abi tuleb või kuna teil mingi reanimobiil siia appi jõuab, siis see võib võtta tunde aega ja tavaliselt te kutsuge seda appi. Et kui teil on vajadus seda konatoomiat teha, siis on teil komplekt olemas. Nüüd anatoomiliselt me peaksime välja palpeerima siis kilpkõhre ja sõrmuskõhre ja selle 2 kõhre vahelt minema siis sisse, tegema avause. Meetodeid on mitmed, lükatakse skalpell, kõige lihtsam meetod lükatakse skalpell ja keeratakse skalpell risti, sealt võib igast intubatsioonitorusid siis sisse ajada, mida iganes. Nüüd selle QuickTrachi meetodi juures on mõte selles, et me püüame selle kanüüliga, ta on selline kõver, siin mingit skalpelli vaja ei ole, see on hästi terava otsaga. Et me läheme selle kanüüliga siit kõhrest läbi, see kõhrest läbiminek on raske, siin mannekeni peal, mis on saanud meil päris palju vatti juba, on ta kerge, te lähete siit läbi, hoiate süstlast kinni. Nüüd selle järgselt, et kui me läheme siit, kuna ta on selline nagu sitke on see membraan siin, me oleme lasknud lahangutel selle nüüd kiirabitehnikut käime lahangut, me oleme lasknud selle välja palpeerida või välja prepareerida. Ta on tõesti sitke, ta ei lähe hästi läbi. Ta on tahab saada päris tugevat jõudu. Oluline on see, et see kanüül on teil niimoodi peos, et see süstal ja see kanüül on omavahel ühendatud. Et ei tekiks olukorda, et hakkan torkama ja nõel liigub siit tagant ära. Seal panema kindlalt peos, pea kuklasse, võimalikult kuklasse, et see anatoomiliselt tuleks need struktuurid hästi välja. Meesterahvastel on võimalik anatoomilisi struktuure väga edukalt mõnikord hinnata. Vaadake enda peal, meeste peal ja naiste peal. Kõrisõlm tuleb ilusti esile, näete seal kolleegid, kõrisõlm on kohe nähtav, sealt on lihtne seda anatoomilist struktuuri teha. Kui see kael on turseline või on inimesel ta loomupäraselt tüse, siis võib seda anatoomilist struktuuri olla päris raske üles leida. Mina olen teinud 1 korra konatoomiat või seda sama QuickTrachi meetodi konatoomiat ja selle põhjuseks oli see, et me saime hommikul selle aparaadi endale või selle seadme ja õhtul tekkis mõte, et võiks ära proovida. Oli tegemist raskendatud intubatsiooniga. Mõte on see, et hoian sellest kinni, pea on kuklas, kõik sätin nahka ja 1 käega veel teen lisapingutusi. Ja nüüd ma siis lähen selle kilpkõhre ja sõrmuskõhre vahelt sellega sisse.
hoides teda kindlalt peos, et see süstal siit ära süstal on fikseeritud, süstal ära ei liigu. ma lähen siit sisse ja tahab saada tugevat torget. nüüd siin peal on sihuke punane piiraja. see on selleks vajalik, et kui ma sealt läbi lähen, et ma teisele poole trahviasse selle nõelaga sisse ei jookseks. Läksin sisse, nüüd aspireerin. siit peaks tulema õhku. kui on midagi jama, näiteks trahvi on verd täis, võib tulla siit ka verd. kui ma olen anatoomiliselt valesti läinud, siis ma võin tabada kilpnäärmesse, mõnda suurde veresoont. Need võimalused on kõik olemas. Siis võib tulla ka mäda. Kui tegemist mediastiniidiga. Tuleb õhku ja selle järgselt, kui ma õhku näen, et õhku tuleb, kõik on hästi, siis eemaldan selle plastmassvidina siit. See on siuke piiraja, see tuleb ilusti lahti. Ja nüüd siis lükkan selle kanüüli sisse, mitte ei tõmba süstat välja, vaid lükkan kanüüli sisse. Lõpuni. Selle järel eemaldan selle nõela. Ja nüüd siis pean sellest korralikult kinni hoidma, on tal kaasas selline vahejubrakas ehk siuke adapter. Panen talle otsa ambuška. Kuulan ka siin ka. Minu juhul oli tegemist niimoodi, et selleks, et hingata, pidin tal suu kinni suruma. Sellepärast, et tal eest takistust ei olnud, tal oli halb anatoomialis. Vajadusel aspireerin ja on tal komplektis kaasas ka siis selline fiksaatorpael, millega on mõnus kanüül kaela külge kinni panna sellise krõpsuga. Sellega on mõnus teda tõmmata, et ära ei liiguks siit. Lihtne.